Tervist, Justin! Tere! Justin, miks sa otsustasid oma seiklustest raamatu kirjutada? No, inimesed alati küsivad minult, kuidas ma jõudsin Eestisse ja kuidas mulle meeldib siin elada. Ja see raamat on minu pikk, keeruline ja aus vastus. Rohkem kui 350 lehekülge. Kaua sa kirjutasid? Mõnes mõttes väga kaua, et ma alustasin juba aastal 2005 enda blogi Eesti kohta inglise keeles Itching for Eestimaa nimi, aga konkreetselt seda raamatut minu Eesti üks osa kirjutasin umbes pool aastat, hakkasin kirjutama veebruaris ja lõpp oli juulis. Meil on perega tehtud Eestis kirjastus Petrone Print ja me anname välja raamatuid nagu, minu sarja raamatud, minu Soome, minu Ameerika, Tai, Nepal on nüüd poes, Mongoolia ja teadsime, et minu Eesti ka sobib selle sarja sisse. Kui palju su Eesti naine jälgis, mida sa kirjutad? Tema eriti ei jälginud. Mõnikord ma küsisin, mis juhtus. Tema oli minu elukaaslane ja mis juhtus seekord Inglismaal või Prantsusmaal ja kus me oleme, aga mul oli ka päevik ja kui ma kirjutasin raamatu. Temale see oli ületus, et ma kirjutasin nii personaalse raamatu. Mina tahtsin kirjutada midagi tõeline ja aus, et see on minu lugu lihtsalt. Ei saanud teha erinevalt. Palun seleta neile, kellel seda raamatut veel pole, et millest sa täpselt kirjutad, millest räägib su raamat? Okei. Nagu ma ütlesin enne, et kuidas ma jõudsin Eestisse, siis see raamatustoori toimub aastal 2002 ja 2003 ja ma räägin sellest, kuidas ma kolisin Eestisse, minu kogemustest siin nagu Eesti ilm, Eesti toit, perekultuur, ajalugu, Eesti poliitika, Eurovisioon. Need asjad on kõik raamatus. Nüüd ma olen harjunud Eestiga, aga siin, see oli minu kultuurisokk. See on, miks ma kirjutasin minevikust aastal 2002 ja 2003, kui ma just tulin Eestisse. Pealkirjast on tunde, et sa justkui küsid luba elamiseks. On see nii? Jah, see on mitmetähenduslik pealkiri. Mul oli aastal 2003 probleem, et mul ei olnud Eesti elamisluba ja see oli üks storyliin raamatus, aga muidugi näiteks alguses ma küsisin ka Eesti meestelt, et kas ma tohin siin elada. Ja mida nad siis vastasid? Muidugi, kui ma küsin eesti keeles, siis kõik läheb hästi. Ei saa üle ega ümber, mis mulje Eesti sulle jättis, kui sa esimest korda siia tulid? Oli väga hea, sest ma tulin suvel. Sõitsime laivaga Helsinkist Tallinna ja ma mõtlesin, et Tallinn oli suurepärane linn, et iga kohvik oli avatud, tänavad olid täis inimestega, oli hea vaim õhus lihtsalt. Aga pärast ilmad on muutunud ja siis see meeleolu ei olnudki niivõrd hea juba või? See oli raske, jah. See oli ju raske, aga ma sain hakkama. Ma olen veel elus. Elad praegu koos perega, naisega ja lapsega Tartus. Ega ma ei eksi, on ju? Ja. Kuidas sina defineerid, mis on Tartu vaim? Tartu on elamiseks mugav koht. Inimesed on mõnusad ja sõpralikud. Siin on palju raamatupoodi. Lihtsalt see on väga mugav mulle siin elada välismaalasena. Kas Tartu on parem kui Tallinn või? Kui ma elasin Tallinnas, ma mõtlesin, et Tartu on nii igav koht. Ja et Tallinn on selline koht, kus kõik tähtsad asjad toimuvad. Aga nüüd, et ma elan Tartus, mõtlen, et Tallinn on liiga kaugel ja liiga stiliseeritud, liiga palju poliitikud ja ärimehed ja modellid. Ma tahaks põgeneda tagasi Tartusse, kus ma saan elada normaalne elu. Sa ütlesid, et sa oled nüüdseks Eesti eluga enam-vähem ära harjunud. Kas midagi sellist on praegu Eestis, mis sulle endiselt närvidele käib või on midagi sellist, millega sa ikkagi pole veel suutnud absoluutselt harjuda või kohaneda sellega?
Eestis jah. No ilm ilmselt, talvine ilm, ma kujutan ette. See on raske praegu. See on ju raske. Jaa, Novembri ja lõpus ja detsembri algus. See on õudne meile endalegi muidugi. Ma ei tea, teeb mind crazy'ks natukene. Peaks olema aus, aga ma ei tea, mida teha, ma elan siin. See on nagu ilmevangla. Oma raamatus sa kirjutasid, et kõige keerulisemad numbrid eesti keeles olid 8 ja 9. Ja, muidugi. 7 kõlas peaaegu nagu ingliskeelne 7, aga 9. Sa veel küsid oma raamatus, et kuidas nad siis eestlased selle peale tulid üldse. Millised eesti sõnad on sinu jaoks siiamaani keerulised? Selline probleem on see, et paljud sõnad on sarnased. Kui ma hakkasin õppima eesti keelt, siis ma pidin õppima näiteks suitsetama, suusetama või otsima, ostma, otsustama. See oli väga raske mulle, et ma tegin palju vigu. Nüüd on natukene parem. Ja ka see murre, need lõuna-eesti sõnad, ma ei tea, näiteks ambur ja pang ja see on natukene keeruline asi. Ja inimesed pobisevad eriti lõuna-Eestis ka. Neil on halb diktsioon, nad ei tee suud lahti. Räägivad nina alla endale. Näiteks ma küsin midagi lõuna-eestlasest ja tema vastu. See on nii raske. Ütlesin juba varem, et raamat on väga romantiline. Sa räägid oma raamatus avameelselt nii armastusest üldiselt kui ka oma naisest, teie suhetest. Kuidas on olla selline avameelne mees ja kuidas su eestlastest tuttavad sinu avameelsusele reageerivad? Ma arvan, et keegi ei saa sulle haiget teha, kui sa oled avatud. Ma katsin natukene, kui raamat tuli välja, et võib-olla see on liiga aus, aga ei olnud. Inimesed on öeldud mulle, et see on naljakas ja nendele meeldib selline raamat. Selline sinu avameelsus, jah? Ja, see on meie stiil ka, et Epp on ka kirjutanud avameelset raamat, näiteks Minu Ameerika on väga avameelne raamat ja roheliseks kasvamine. See on ka kerge. Mulle see on väga kerge olla avameelne. Tuleb mainida, et Epp on sinu naise nimi. Oli sinu jaoks oluline, et su naisel oleks sama perekonnanimi kui sul endal? Ei olnud.